Tere, Tõnis! Tere, Jaan! Tere, vaataja! Tere, kuulaja! See on Jaan Kruusmaa podcast number 15. Täna räägime LinkedInist, kaasaegsest ettevõtlusest ja isiklikult minu jaoks see teema on huvitav või vajalik, sest enamasti ma siin saates olen siin proovinud oma sisemaailma uurida just läbi mingite muude emotsionaalsete teemade, aga ma olen kuidagi vältinud või ei ole osanud veel leida nagu suunda rääkida tööst, rahast, LinkedInist, ettevõtlusest. Ja siin nüüd sina siis Tõnis oled. Tõnis on mees Kasahstanist ja LinkedInist, kes just enne salvestuse alustamist rääkis pikalt meile Kasahstanist. Nii et kes on plaanis, kellel on plaanis sinna minna reisima või tahab Tõnisega rääkida hoopis Kasahstanist ja mis riikides sa veel oled elanud? Ukrainasse praegu vaevalt keegi tahab minna, aga või Venemaale. Et ma olen seal Ukrainas aasta, Venemaal 8 aastat, Kasahstanis 12 aastat, Küprosel 3 aastat ja siis tuleb sellised väiksemaid juppe teistes riikides veel mingit. Ja täna sa teenid oma igapäevase leiva? Ma olen mikroettevõtja, tähendab, mul on põhimõtteliselt konsultatsiooni business, aga sinna kuuluvad coaching. Ma teen kultuurikohanemiscoachingut, see on alati selline teema, millest saab palju rääkida, mis on huvitav ja millest me nähtavasti juba alustasime. Siis LinkedInist, kes tahab teha LinkedIni profiili, tasuks mõelda, kuidas seal toimetada, kuidas see asi kiiresti paika panna, see on üks suund ja siis on startupid. Startupidel, kuidas teha investorile mõeldud presentatsioon valmis või siis selline investor pitch deck on. Need on need asjad, mis ma teen. Alustan võib-olla ühe imeliku küsimusega. Alusta. Mis tunne on, kui ma küsin sellist küsimust, et kuidas sinu suhe on rahaga? Nagu kõigil alati on vähe. Et ma ise tunnen ka viimasel ajal, et nagu töö on tegelikult mul nagu, nii palju kui ma tööd teen, on see hästi tasustatud, kliendid on toredad, aga siis kogu aeg on siuke tunne, et ei ole piisavalt. Et see on siuke kliente või raha? Raha. Jah, see naljakas ongi, et ega ma kliente väga juurde ei tahaks, aga raha tahaks rohkem. Aga on ju rida erinevaid variante, et näiteks kui ma alustasin koolitustega, siis oli mul mingisugune üks taks ja ma ei olnud, ma alustasin koolitustega Kasahstanis ja mul ei olnud seal kuigi palju kliente ja kuna oli raha vaja, siis ma tõstsin hinda põhimõtteliselt taksi 2 korda, 1 korraga. Ja huvitav oli see, et mul klientide arv tänu sellele tõusis ka peaaegu 2 korda, nii et see asi läks mul 4 korda suuremaks ja asja põhimõte oli selles, või taust oli selles, et kliendid ei tahtnud odavat toodet osta. Ja seni, kuni ma ei olnud endas kindel, siis ma tegin nagu miinimumhinnaga. Ja kui tekkis enesekindlus, kui juba tekkis professionaalsus, siis tuli sinna juurde ka enese nagu müük, õiged hinnad. Kas sisu ka muutus, et ütleme, või sa lihtsalt muutsid nagu seda müügitaktikat, aga sisu ei samaks? Enesekindlus, et kuidas ma esitasin, et selleks ajaks olid kõik need testid ja kõik proovid olid ära tehtud. Et siis ma juba teadsin, mida tahetakse, kuidas tahetakse. Koolituste puhul on alati väga tähtis, et aga mis see tulemus on.
kas see on lihtsalt hea tuju, kui inimesed lahkuvad koolituse lõpus või on seal ka mingisugune mõõdetav tulemus peale koolitust ettevõtjale. Väga tähtis. Kuidas sa leidsid tee Kasahstani ja siis seal järsku hakata niimoodi LinkedIni koolitusi müüma? Kasahstani läksin ma 2002. 2001, kui ma olin Küprosel, puutusin ma kokku ühe juhtimiskonsultandiga, kes too aeg pani kokku meeskonda, keda ta siis tahtis Kasahstani viia. Ja kuna meil oli Küprosel päris hea koostöö ja need tulemused, mis ta sai, siis tegi ta mulle ettepaneku, et kui Küprose leping lõpeb, et kas ma olen valmis Kasahstani minema. Küprose leping lõppes ja mingi paari kuu pärast leidsin ma ennast, et teel Kasahstani. Mis tundega sa sinna läksid? Teised, ma ei tea, olid sa seal varem käinud? Täitsa uus koht? Täitsa uus koht. Õudne. Ei tea absoluutselt mitte midagi. Mitte millestki ei saa aru. Selles suhtes, et keeles saad aru, aga kõik muu on väga võõras. Kõik toidud, käitumismaneerid ja sellised asjad. Nii et loomulikult oli selline väga värskendav. Kas sa täna soovitaksid, enamus siin, mitte enamus, ma ei teagi, kuhu tänapäeval tahavad ettevõtjad minna hullult, eks ju, et kunagi noored sõitsid Austraaliasse, nüüd ma kuulen, et Hispaania on populaarne, et kellel sa soovitaksid Kasahstani minna, ütleme, õnne või äri või elu otsima? Saab seda niimoodi müüa paari lausega? See on selline huvitav küsimus, et ma ei soovitaks nii vette hüpata, nagu ma läksin. Et soovitaksin minna kohale ja vaadata, sellepärast kultuur, ettevõtluskultuur, suhtlemiskultuur, see, kuidas inimesed tänaval käituvad, see, kuidas inimesed sinuga lähemalt suhtlevad, on niivõrd teistsugune, et mitte kõigile ei meeldi see. Et see kultuurishokk, mis sellest tuleb, võib olla selline, et natukese aja pärast saba jalga vahele ja tagasi. Et kui ta on ikkagi niivõrd erinev Euroopa kultuurides, sellepärast see, mis sa mainisid, Austraalia, Hispaania, see on kõik Euroopas. Ameerika, ta ei ole Euroopas, see on lääne kultuurikeskkond. Aga kui sa lähed Aasiasse ja lähed teatavas mõttes riiki, mille ajalugu või see arenemiskõver on olnud teistsugune kui siin, siis see šokk võib olla üsna katastroofiline. Äkki kas võib niimoodi, kuna tegemist on veel nii arengujärgus riigiga, et siis võib-olla seal on võimalus seda turgu raputada suuremad või? Sa annad hinnanguid, sellepärast, et ütle Kasahhile, et tema riik on arenemisjärgus. Siis on see, et selline kõrk baltlane, mis ta teab, et meil käivad asjad siin teistmoodi ja nad käivadki teistmoodi. Ja seal ongi see, et kui me nüüd kultuurist ja kultuuri kohanemisest räägime, siis meie oleme sellised tulemusele suunatud ja meie jaoks on isegi meie omavahelised suhted üsna ratsionaalsed. Siis sealne ettevõtlus on üles ehitatud suhetele ja suhte arendus ja suhte hoidmine on niivõrd palju tähtsam kui mingi rahaline tulemus. See tuleb niikuinii, aga see suhe on niivõrd palju tähtsam, kui seda oskust ei ole, kui seda ei valda,
siis just sellist suhte loomist, kuidas seal asju ajada. Omal ajal, ütleme 10 aastat tagasi, kui ma seal olin, oleks ma alati öelnud see, et kui sa lähed sinna kanti, siis üks tähtis asi arvesta, et sul maks korras oleks. Alkoholi tuleb seal ettevõtluses palju juua selleks, et suhet luua ja hoida. Põhimõtteliselt need on ju, ütleme, sarnased ja samasugused oskused, mida on vaja ka läänes vist ettevõtluseks. Läänes on ikkagi teistmoodi. Läänes on tulemusele suunatud, idas on suhtele suunatud see kogu see. Aga nüüd, kui me otsapidi hakkan LinkedIni liikuma, et siis mis on see tulemus näiteks, mida sina müüd koolitajana? LinkedIni puhul on 2009 avastasin ma enda jaoks LinkedIni ja 2011 juhtus see, et ma hakkasin märkama, et LinkedInis tuleb nüüd niivõrd palju kontakte, keda on võimalik klientideks muuta, et ma süvenesin sellesse keskkonda, hakkasin teistele õpetama täpselt samamoodi, et kuidas seal profiili teha, kuidas seal eneseturundust teha. Ja jäingi selle keskkonna peale põhimõtteliselt ainult, et minu jaoks piisab LinkedInist ja nüüd on juurde tulnud YouTube. Kaua läks sul aega, 2009 liitusid? 2009 liitusid. Et millal sa said oma esimese suhte ja millal see esimene suhe siis kliendiks muutuks? 2011 oli nii, et ma täiesti märkasin, et sealt hakkasid tulema juba need kliendid. Kuna ma 2009 kuni 11 ma tegelikult ei olnud üldse aktiivne seal. Ma tegin oma profiili valmis ja lasin tal nii-öelda nagu vinduda. Aga Kasahstanis elades, see aeg ma olin Kasahstanis, oli mul pidevalt see jama, et kus saada kliente juurde. Ja LinkedInist hakkasid tulema, kuna see aeg ma juba töötasin üle interneti, siis sealt tulid need kliendid. LinkedIn aitas väga kaasa, aitas seda sama suhet luua, neile kõigepealt silme alla sattuda ja sellised asjad. Mis asi on LinkedIn? Kui ütlen ette, et kuulaja teab, kõik teavad, mis see on, aga või justkui. Kuidas sina ütleks, mis see on ja kelle jaoks see on? LinkedIn on ettevõtlusele suunatud suhtevõrgustik. Ja ta on just niimoodi, et kui seda üritatakse, need, kes seal on ja kes seal aktiivsed on, üritavad seda hoida just sellisele ettevõtlusele suunatud tööotsing. Tööotsing on jälle see, et see on üks osa ja töötajate otsing, aga samas on see isikubränding, kontaktid juhtidega, otsustajatega, uute asjade õppimine, enese demonstreerimine heas mõttes, professionaalne võrgusuhtlus, see on kõik see ja see professionaalne võrgusuhtlus ja enesebränding on 2 kõige tähtsamat asja, miks see aktiivne seltskond seal üldse on. Lihtsustame seda veits, et mida sina seal teed konkreetselt, mida mina võiks teha konkreetselt? Mida mina teen, mida sa võiksid teha. Ma olen enda jaoks paika pannud selle, et kes on mu klient ja nüüd ma suhtlen selle kliendiga ja pakun talle oma teadmisi, oma kogemusi, oma kontakte, mis mul on. Aga esimene asi, mis on väga tähtis, on see, et kui ma sinna lähen, miks ma seal olen, mida ma sellest tahan üldse, mis on seal tulemus, mis ma tahan, mis sealt tulema peaks. Sest iga kord, kui ma sinna lähen, et okei, ma nüüd korrastan profiili või natukene teeks midagi või postitaks oma podcastis sinna midagi, siis ma nagu teen need ära, aga mul ei teki seda ingliskeelne sõna feedback loop, et mul ei tegi seda tagasi seda tsüklit, et ma nagu saaks selle naudingu või tulemuse seal kätte. Ja siis mul nagu on siuke, et ma ei viitsi. Aga nüüd me oleme sinuga seal mõnda aega olnud
kontaktis, ma ei ole näinud sealt sinu käest mingisugust aktiivsust. Kui sa küsisid minu käest, kuidas ma kommenteeriksin sinu profiile. Ma läksin, vaatasin su profiili, ma ei saa aru, kellele see on suunatud, kellega sa räägid. Kes on see, mida sa tahad saada selle kommunikatsiooniga, mis sa seal teed. Ma ise ka ei tea. Aga siis ongi see, et kui ma nüüd vastan sulle, siis ma pean sulle arve saatma. Et põhimõtteliselt sellest, see ongi, mida ma teen. Kõigepealt ma räägin läbi oma kliendiga see, mis ta tahab saada ja me paneme paika need tegevused, mis peavad olema siis tehtud selleks, et see tulemus saavutada. See võib olla tööotsing, see võib olla, kusjuures tööotsing ei pea olema nüüd see, et ma tahan minna sellesse kontorisse tööle, vaid see võib olla ka see, et ma asun näiteks teises riigis, ma olin eelnevalt väga aktiivne ja nüüd ei ole nüüd ma seaduse järgi ei tohi selles riigis töötada. Sellepärast, et ma olen mingil põhjusel ei tohi seal töötada. Ja siis me vaatame, kuidas siis leida sulle kliente, kuidas teha nii, et sa oled kas kaugtööl või hakkad selline uus pop sõna on siis location independent entrepreneurship, mis on eesti keeles dropshipping. See on kaugtöö. Ta ei ole kaugtöö. See on, kaugtöö oleks inglise keeles remote work. Aga see on siis asukohast sõltumatu ettevõtlus on see, mis tähendab seda, et kuidas ehitada üles kas oma väikeettevõtlus või hakata pakkuma mingisugust alltöövõttu või kõik need asjad. Kui me oleme selle paika pannud, siis järgmine samm ongi see, et kuidas nüüd ette valmistada oma profiili, sellepärast LinkedIn on väga nii-öelda profiilikeskne. Suurim tähelepanu, mis on isiklikul profiilil, see on see person to person või inimeselt inimesele. Ma küsiks siia vahele selle, et kelle jaoks LinkedIn kindlasti ei soovita, ehk siis kui kuulaja kuuleb, et sa mainid teda, et siis ta võib sama hästi järgmist saadet kuulata. Naljaga poleks. Või siis on just see koht, et küsiksin sõnastada ümber. Kes kindlasti peaks seal olema, kes veel ei ole võib-olla viitsinud ja arvavad, et see ei ole nende koht. Ja siis ütle, kes ei peaks olema. Siis võib-olla me ei kaota ära neid, kes veel mõtlevad selle peale. Igasugused ettevõtjad, igasugused inimesed, kes on ettevõtja? Ettevõtja on suur firma tippjuht, kes tahab, et tema juurde tuleksid tööle, tähendab, kes vastutab selle eest, et oleks mingisugune organisatsiooni branding, et oleks see kuvand, et nii nagu, kes seal on, praegu see Swedbank on vist kõige populaarsem Eesti tööandja, vist. Et tähendab, ta on aastaid olnud. Järelikult, kuidas saab nüüd organisatsiooni juht panustada sotsiaalvõrgustikus, mis ei pea olema, see tegevust ei pea olema palju, see ei ole tunde, vaid see on minuteid. Aga mida teha, et tema juurde tuleksid nüüd tõesti tööturul parimad kandidaadid, nagu talendiotsing. Või siis väikeettevõtja, kes otsib kliente, või siis keskmise suurusega ettevõtja, ükskõik tähendab, ta ei pea olema nüüd see organisatsiooni juht, aga ta võib olla ka mõni spetsialist. See on jälle eraldi jutt. Aga mis sellest arvad, et ma olen ise koolitustel alati ärgitanud inimesi, isegi kui nad täna arvavad, et nad LinkedIn ei vaja, siis see hetk, kui sa seda vajad ja siis hakkad seda kontot toimetama, et siis on võib-olla hilja või siis läheb kiireks. Siis on täiesti kindel, et hilja, sellepärast, et sa oled abielus. Jah. Sinuga ei olnud ju niimoodi, et vaatasid, et kaunis piiga, et läheme, abiellume kohe. Et on mingi kurameerimisperiood. Ma olen natukene vanem, ma mäletan selliseid sõnu. Aga
ettevõtluses on selliste lojaalsete heade klientidega sama asi, et neid kutsutakse võib-olla touchpointideks, seda, et sinust kõigepealt saadakse teada, siis hakatakse arvama, et sa oled tõeline proff ja usaldusväärne selles valdkonnas midagi rääkima ja tegema ja siis tekib see vajadus või õnnestub sul see vajadus tekitada. Ja siis tullakse sinu juurde ja palutakse sul teha, vaatamata sellele, et LinkedIn võib olla täis absoluutselt samalaadseid inimesi, aga tullakse just sinu juurde seda raskelt teenitud raha kulutama. Kas näiteks ehitajal on mõtet teha endale LinkedIni profiil? Kui ta on nüüd nii-öelda nagu tööline, siis see võib olla talle kasulik, et ta leiab sealt endale huvitavam tööandja. Loomulikult on. Kui see on ettevõtja ise, kes ehitab, pakub teenust, siis üks asi, millega väikeettevõtjad kindlasti saavad kasu sealt, on see, et nad peale selle, et nad leiavad kliente, nad leiavad koostööpartnereid. Põhimõtteliselt alltöövõtjaid või kellel nad ise saavad olla alltöövõtjad. Et see on tegelikult üsna selline kasulik valdkond. Kas riik määrab ka nagu palju rolli, et me siin, kui te need enamus võib-olla kuulajad siin on Eestist toimetavad, et riik ja võib-olla ka keel, et kas on mingid riigid, kus kindlasti ei tööta LinkedIn, et pole mõtetki hakata proovima või kas seda tuleks võtta kogu aeg kui ühte suurt rahvusvahelist keskkonda või saab ka võtta kui Eesti LinkedIn, sa paika enne see numbrid eks ju kirja, et Eestis on 315 000 kasutajat ja ehk siis 45% Eesti tööealisest elanikkonnast või siis ütleme veerand kõikidest Eesti inimestest siin. Ja maailmas on siis 850 miljonit, ütleks siis robustselt, et iga 8-9 inimene on siis LinkedInis. Et kuidas see nagu minna, et ma olen seal ise vahepeal siuke skisofreenine, et ka see saade tuleb nüüd eesti keeles välja, eks ju. Ma saan siit väga hea turundusklippe välja lõigata, postitusmaterjali LinkedIni, aga siis ma hakkasin mõtlema, et äkki ma oleks pidanud saata hoopis inglise keeles tegema. Tuleme tagasi selle juurde, miks sa üldse LinkedInis oled, mis sa tahad saada, mis on see tulemus, mis peaks sealt tulema sinu jaoks. Ja selles kontekstis ongi see, et see on selgelt inglisekeelne keskkond ja peaks olema inglise keeles kindlasti. Eesti keeles võib seal olla, aga Eesti turg lihtsalt on küsimus see, et kui sul on vähegi võimalik nii-öelda nagu maastaapi suurendada ja oma ettevõtlusega minna globaalseks. See tähendab seda, et müüa omi asju väljaspool Eestit. Inglise keeles ja lihtsalt arvestada ongi see, et interneti tulekuga on see globaalne turg nüüd see, millele tasub tähelepanu pöörata. Meil on see küsimus poole, et kellel ei sobi kindlasti LinkedIn? Inimesed, kes ei taha ettevõtluses nii-öelda, võib-olla nad ei taha sotsiaalvõrgustikes olla, võib-olla nad pelgavad millegi pärast. Need, kellel ei ole sellist ambitsiooni. Et ma ettevõtluse poole pealt ikkagi oleks see, et kui sul on see huvi olemas, siis miks mitte seda kasutada, sellepärast see on nii-öelda pühendunud võrgustik. Teised on, igal võrgustikul on oma spetsiifika. Igal kanalil on oma spetsiifika, et LinkedIni spetsiifika ongi see, et seal aktiivsed kasutajad on vanemad, on rikkamad, on rohkem tööga kindlustatud ja nad ei taha kulutada LinkedIni peale nii palju aega, nad tahavad seda tulemust saavutada. See on see, et võib-olla on, et vanadusega tuleb see, et tahad nagu asju kiiremini saada. Huvitav selle esitada, palju sina oled pannud enda puhul tähele seda, et kus maalt oled sa hakanud nagu blokkima seoses vanadusega,
paremaks saamisega, et kas on mingid kohad nagu, kus sa nagu oled märkad, et sa oled muutunud kas laisemaks või nagu noh, kus ma ütlen, et ei, see ei ole nagu mulle, et kas sa märkad ennast siukseid asju ütlemas? Jaa, aga ma kirjeldaks seda teistmoodi, sellepärast, et minu jaoks mõiste laiskus on praegu jäänud noorpõlve. Väga hea, et selle teema üles võtsid, jah. Mul ei ole väga palju kontakte LinkedInis, aga sellepärast, et ma olen väga valiv. Ma tahan teada, et kui keegi saadab mulle kontaktisoovi, siis ma tahan teada, miks minuga tahetakse suhelda. Ma saadan tüüp nii-öelda vastuse kohe, et kes sa oled, miks sa minuga suhelda tahad, kuidas ma saan sulle kasulik olla, kõik need asjad. Kui sealt vastust ei tule, siis ma ei näe põhjust selle inimesega suhelda. See tähendab seda, et LinkedInis kontaktivõrgustik kvaliteet, mitte kvantiteet. Kuidas olla, enne panin kirja, et kuidas mitte olla hindu, ehk siis mulle tihti tuleb LinkedInis siukseid nagu suva müügikirju, kuskil ongi, noh, ma ei taha siin hindusid diskrimineerida, aga millegi pärast nad kipuvad kas Indiast või kuskilt Pakistanist nagu olema. Kuigi nad ole siis hindud, aga ütleme siis, jah, et sealt kandist on mul väga tundnud siukest nagu spämmkirju, et kuidas ise mitte olla see spämmija. Et noh, et väga paljud märkavad inimesed nagu lisavad sõbraks, ma tahan mul on siin sulle uskumatu pakkumine või nii edasi, aga siis mul on nagu kohe siuke nagu tookse, aga noh, et automaatne blokk, et ma ei taha selle inimesega enam nagu, ma ei taha selle inimesega viitsi üldsegi alustada vestlust. No mõtle seesama sotsiaalvõrgustik nii-öelda nagu oma suhtlusesse, et läksid poodi, ostsid sealt mingisuguse asja ja siis tuleb poest väljudes, tuleb sul poedirektor kohe ütlema, et kuule, et mul on mul on tegelikult teine äri veel, et tule vaata seal on mul teisi asju veel, lähme kohe. Et siin on sotsiaalvõrgustik ka täpselt see asi, et sul on olemas mingisugused maneerid ja sina dikteerid seda, et kui näiteks sama LinkedIni puhul on uudiste voo puhastamine väga hea asi, et sa jätad sinna need asjad, mis sulle tõesti huvi pakuvad. Inimeste puhul täpselt samamoodi, et sa lased endale ligi ainult need inimesed, kellega sa tahad suhelda, mis tekitab selle kvaliteedi sinu suhtluses. Küsid vanaduse kohta on see, et nüüd on mul lihtsalt rohkem julgust ära öelda. Ja nüüd ongi see, et mul võiks olla kordi ja ma arvan isegi 10 kordi rohkem kontakte, aga ma olen päris mitu korda puhastanud oma LinkedIni kontaktivõrgustikku, just et hoida seal maksimaalselt head kvaliteeti. No, et ma ise ei julge seda, siis ma kardan, et äkki ma teen kellelegi haiget või liiga. Vanusega tuleb see, noh, sa võid öelda seda ülbus või. Kunagi oli film Cranky Old Men, kus siis sellised vanad turisejad on ta vist. Et see on sellised, et nüüd siis, kui olles jõudnud mingisugusesse ikka saan ma endale lubada olla see toriseja. See tähendab tegelikult valida lihtsalt seda kvaliteeti. See tähendab olla võib-olla vähem manipuleeritav sellisest sotsiaalsest survest või sotsiaalsest arvamusest. Mul on üks siuke kriipiv, ma ei tea, kuidas see pealkirjastada, aga ütleme siuke teema, mis nagu mind on häirinud ja mulle tundub, et ma saan sinu käest küsida, et näiteks ma teen koolitusi, mis on nagu tellitud koolitused ja siis publiku seas on mõni vanem inimene. Mõnikord see vanem inimene osutub ka mingi 42-43 nagu. Ja siis ma kuulen siukseid lauseid nagu, et ma olen liiga vana, et seda õppida või ma olen juba, kuidas, noh, et nagu ja siis ma alati lähen nii närvi. Et nagu ühelt poolt, et kuidas sa saad nii öelda, et sa oled ju, noh, et nagu, et kuskilt, et
Siis ma küsin, et kas kuskilt maalt on okei öeldes, et ma olen liiga vana, et seda uut asja õppida? Mitte mingil juhul. Eks, jah. On sellised väga toredad mõisted, elukestev õpe, mis tegelikult see uudishimu, mis on, mida rohkem sa tead, seda vähem sa tead. See tähendab seda, et see, kus sinu teadmised puutuvad kokku selle maailmaga, mida sa veel ei tea, see piir on niivõrd palju suurem ja see teeb selle olemise niivõrd palju huvitavamaks ja põnevamaks. Teine asi vastates sulle, et põhjus võib olla selles, et inimesed õpivad erinevates vanustes, õpivad nad erinevalt ja nüüd kui sa pakud neile mingisugust informatsiooni või õpetad mingisugust oskusi tempos, mis on nende jaoks liiga kiire või teisel põhjusel vastu võetamatu. See võib olla liiga aeglane, kui sa räägid noortega. Siis tuleb sul, siis tegelikult on probleem sinus, aga mitte nendes. See tähendab seda, et sa ei ole ehitanud oma koolitust üles nii, et kõik saaksid sealt selle asja kätte. Ja loomulikult võivad olla inimesed, kes on ennast blokeerinud, kes mingil põhjusel ei ole seda motivatsiooni, siis tuleb võib-olla natukene minna sügavamale. Et omal ajal õppisin ma sukeldumisinstruktoriks, minuga koos olid poisid, kes olid 2 korda nooremad kui mina. Väga raske oli nende nii-öelda tempos püsida. Ja kuna kogu grupp oli noorem, siis pidin ma tõsiselt pingutama ja ma ei saanud nii häid nii-öelda nagu hindeid seal lõpus kui teised, sellepärast, et ma ei olnud selles tempos. Nii et see on see sorry, aga sellegi viskan ma sulle tagasi. See on väga, väga värskendav tagasiside. Jah, siis ma alati nagu, muidu nagu algusaegadel ma läksin nagu koha peal närvi, aga kuidas sa saad nii mõelda, aga siis pärast ma nagu olen igal ühel lasknud olla oma arvamusega edasi, et ma ei lähe nagu torkima edasi, et see veel rohkem tõrjub eemale. Aga samas on ka vastupidised näited on, ma ütlen, kõnnagi käisin Eesti kohtuekspertiisi instituudis, nagu Eesti CSI või koolitust tegemas, kutsutis kõikidele töötajatele, üks töötaja oli vist vanem koristaja, ma arvan, ta oli vist 60-70 olla ja siis ma nii rõõmus, kui ta nagu koolitus lõpus, tema oli ja peaks ka uurima, mis see Facebook on. Et siis ma vaatasin, et teistpidi ta alati vanus ei määra seda valmisolekut uusi asju vastu võtma. Et see on ka nagu tore, lisan siin selle asja, et näiteks kultuurikohanemiskoolituste puhul on teistsugune parameeter, mida tuleb arvestada. Et kui teha kultuurikohanemiskoolitus, siis ma ei saa teha paralleelselt üheaegselt õpetada pakistanlasi ja ekvadorlasi ja lätlasi ja eestlasi. Sellepärast, et see kultuuri kontekst on niivõrd erinev, ma pean iga ühe puhul valima nüüd selle maneeri ja selle informatsioon võib olla väga, väga sarnane, aga on väga tähtis see formaat, kuidas ma seda esitan. Ma pean väga täpselt aru saama, kes on mu auditooriumis. Ja see on nüüd selline väga konkreetne parameeter, sellepärast inimesed võivad rääkida sama keelt, aga nad on pärit erinevatest kultuurikeskkondadest. Vanuste puhul sama asi. Vanuse koolitust tehes, vanuse erinevus ei tohiks olla väga suur ja veel ei tohiks olla nii-öelda nagu need juhtimistasandid. Sul ei tohiks tippjuht olla koos nii-öelda esimese astme juhiga ühel koolitusel. Sellepärast, et jälle see, millest nad vastutavad, on väga erinev. Et ühe käest nõutakse strateegilist, ühe käest nõutakse seda, et sa vaatad nii-öelda suurt pilti ja teise käest nõutakse seda, et sa tead detaile ja haldad neid detaile ja saad nendega tegeleda. Et järgmine kord, kui juht ütleb, et ta tahab ise ka tulla kuulama, siis ma ütlen, et ei saa. Siis pakud talle individuaalset õpet.
ma vaatan küll, et see rikub ka minust, mitte rikub, no natuke rikub selle, et kui on nagu see kõige kõrgem võll on seal, eriti suurfirmade puhul, et kõige kõrgem võll on ka nagu publikus, et siis natuke hoitakse nagu tagasi või noh. Aga ongi see, et kui sellises situatsioonis on kahjuks see, mida oodatakse sinu käest, on vaatemängud. See tähendab seda, et tuldi tsirkust vaatama, mis pulli see koolitaja teeb. Et see on selline elamus näljased, aga kui inimesed tahavad saada mingisugust tulemust, siis sa pead väga täpselt aru saama, kes need on, mis tulemust nad tahavad saavutada, et teinekord võib tippjuhile informatsiooni anda võib-olla tunni, pooleteist, 2 tunni jooksul ja ta saab totaalselt teistsuguse informatsiooni, kui saab värskelt kooli lõpetanud inimene, kes sündis juba niimoodi teades, kuidas mobiiltelefoniga toimetada. Et lihtsalt, kui sa oled suunatud nüüd organisatsiooni kasule, siis tasub sellised asjad läbi mõelda. Kui sa lihtsalt tahad pulli teha, et see on teine asi. Ma siin mõtlen, kas rääkida nüüd edasi sellest laiskusest, mis mind vahepeal väga piinab ja eritab ja siis või siis proovin 2 ära, et LinkedInist veel natukene edasi rääkida. See ongi need niimoodi ära, et ma olen jube laisk, kui ma ei tunne, et sellel asjal oleks suuremat kasu. Ma ei viitsi nagu niisama teha. Siis ma on nagu, et ühelt poolt mind on väga raske nagu sütitada, aga kui ma olen süttinud, siis läbi seina on ka liiga karm, aga põhimõtteliselt siis saab kõik tehtud nagu. Et kuidas, et kas sul on jagada mõnda head motivatsiooni või edulugu või mingi muud lugu, millega sa võiksid sütitada või motiveerida mind mitte nii laisk olema LinkedInis ja LinkedIni turundamises? Kui sa paned oma eesmärgid paika ja kui sul on esimene asi, eesmärk, visualiseeri oma eesmärk ära ja sa võid panna igale poole, kus sul on mingisugused sellised asjad nagu kuidas need siis ekraani, wallpaper, ütleme nüüd. Et sul oleks silme ees kogu aeg see, mis pärast seda asja teed. Et see on meie podcasti või minu podcasti tegemise motivatsioone, et kunagi meil oleks võimalik elada eesmärk pole veel päris paigas, ütleme, maja looduses. Kas ta on nüüd suvila või elamus, see selgub. Ja nüüd ongi see, et kui sul motivatsioon kaduma hakkab, laiskus peale tuleb, siis vaata seda, see peab olema sul peab olema võimalik ennast motiveerida väga lihtsate asjadega. Ma tahaks jonnida nagu väike laps praegu, et ma ei oska. Ma ei oska eesmärgistada. Ma ei saa, mul ei tule see veel. Aga siis on sul vaja leida kas või üheks korraks, tähendab 1 kord on muidugi vähe, aga kuskil mõneks ajaks coach, kellega sa seadistad oma need eesmärgid ära. Sellepärast, et pärast seda on lihtsalt, sa näed silmanurgast seda sama maali. Ja juba on sul motivatsioon tagasi, sellepärast sul on võimalik seda endas nii-öelda peaaegu et füüsiliste tegevustega välja kutsuda. Seda sama seisundit, seda sama enesetunnet. Ja siis kaob ära küsimus laiskusest, sellepärast siis on kogu aeg on see, et see on nüüd sellepärast ja huvi. Ja just tähtis ongi see, et sa ei seadista seda mingisuguste negatiivsete emotsioonide peale, vaid positiivsed emotsioonid. Ja see võib, see, mida ma sulle ütlesin ka, et coaching võib muuta sinu sõnavara. Kas, ütleme, ma hetkel käin praegu terapeudi juures korra kuus, ka nagu lahkamas, aga seal tavaliselt on, praegu ma olen evolutsioone seal avastamas. Et kas, kui palju on coaching ja terapeudi juures käimine sarnased ja erinevad?
Väga erinevad, sellepärast, et terapeudi puhul on eesmärk nähtavasti totaalselt teine. Ma ei hakka hinnanguid andma, ma ei ole terapeut. Aga coachingu puhul on see, et sa mõtle coachist kui sporditreenerist, kes sul on, tahad musklit kasvatada, tahad rauda rebida, tahad maratonile minna. Sul on treenida vaja ja sul on see eesmärk olemas, sa tead, mille nimel sa teed ja nüüd coach aitab sul häälestada selle sama tulemuse peale, et sul oleks motivatsioon treenida, et sul oleksid eesmärgid selged, miks sa seda asja teed. Kus on fun, kus on see, et lähen saali ja seal on sellised suurte musklitega mehed, kes vaatavad mu peale ja naeravad mu üle. Kui ma endale nii-öelda liibukad selga tõmban. No ja mis siis? See ongi see, et teen natukene ja olen minagi varsti selles muskliseisus, nagu nemad. Vahepeal mõtlen selle peale, et ma tegelikult oma klientidega ka rakendan, eriti kes on konsultatsioonikliendid, rakendan nagu coachingut ka sinna sisse. Aga siis ma mõtlen, et miks ma siis nagu enda peale ei suuda või kas saab üldse ennast coachida? Saab, aga selleks peab olema selline väga tugev distsipliin, enesedistsipliin. Ja alati on kergem seda teha ja mõttekam on teha teisega. Kes valid endale selle õige coachi, kes nii-öelda sind hakkab häälestama just nende tulemuste peale, mis sa tahad saada. Ja see ei ole kindlasti, see ei ole mitte mingisugune ravi, see on sinu nii-öelda positiivse poolega tegelema. Kas, mis erinevus on coachil ja mentoril? Coach tüüpiliselt peaks jääma teatavate tehnikate piiridesse ja ta ei anna sulle nõu. Mentor on tihti selline, kes on nii-öelda olin seal, kogesin seda, et tal on konkreetselt selle tulemusega sarnane, sinu oodatava tulemusega sarnane kogemus olemas. Mis tähendab seda, et ta jagab oma soovitusi ka. Hea coach ei esita, ei jaga sulle soovitusi. Hea coach on see, kes jääb selliste küsimuste piiridesse ja hästi esitatud küsimused on väga võimsad. Kas sul täna on endal mentor või coach või terapeut? Mul on coach. Jah, sellepärast, et praegu mul on coach. Kas on igakuine, mingi perioodi tagant, kui sa tunned, et sul vaja on või kuidas sa lased ennast see küsimus ei ole vajaduses. Meil on sarnased eesmärgid ja siis lihtsalt, et mul on vaja teinekord ära sorteerida oma mõtted. Näiteks hakkas mingisugune hetk liiga palju informatsiooni sisse tulema, et ma olin liiga palju päringuid teinud. Ja see tähendas seda, et erinevatest valdkondadest hakkas nüüd see informatsioon tagasi tulema, siis tekkis vajadus see informatsioon ära lahterdada, et ta muutuks hallatavaks. Kas ma võin paluda sul konkreetsemaks minna? Me käivitame projekti, kus on siis paralleelselt vaja teha selliseid asja nagu kodukas, turundus, müük, ette tuleb valmistada erinevad õppeprogrammid. Sinna juurde tuleb veel seadistada üsna palju nii-öelda abiks olevat internetitooteid, näiteks mingisugune, näiteks eile oli vaja seadistada bookingu võimalus, et inimestel on võimalik nüüd teatavate inimeste aega valida, et nad saaksid läbi viia intervjuusid. Ja
kuna informatsiooni oli liiga palju, siis mul oli vaja väga selgeks teha, et millega ma igal päeval tegelen, et mul mõni ajaliselt tundlik või selline asi nii-öelda kahe silma vahele ei jääks. Kui lihtne sul on abi küsida? Lihtne. Jah. Kas on alati nii olnud? Ei. Mis muutus? Kuidas muutus? Lihtsalt mingisugune hetk tekkis see, et sain aru, et ma pigem küsin abi, kui mul on vaja, et see ei tähenda seda, et ma saan alati abi, aga ma küsin, tähendab see asi ei tohi sisse jääda, sellepärast see kahjustab mind märkimisväärselt rohkem. Et see tuleb meelde vana hea maleva väljend, et pigem häbi silmis kui valu kõhus. Vanasõnad. Kas on mingisugune vanasõna, või ütlus, mis sind on näiteks hakanud hiljem häirima või hoopis vastupidi osutunudki tõeseks? Ma ei oska praegu sulle vastata. Miks ütlesin, just eelnevatel saadetel kuidagi tuli see välja, et ala, et ütlus eestlase parim toit on teine eestlane, eks? Miks peab siuke asi olema meie ühisteaduses, siuke lause? Sa provotseerid minema liiga sügavalt. Võib-olla sa panid mu haridust tähele. Et ma saan sulle vastata seda kultuuri seisukohalt, miks me niimoodi teeme. Siis tuleb siia juurde lisaks religioon, psühholoog, inimese elukogemus, nii-öelda nagu elukaar ja kõik need asjad. Aga me oleme kord sellised. Mida, tühistamiskultuur siin justkui kuidagi, ma ei saa aru, kes selle üldse välja mõtles, aga ütleme, võib-olla see on alati eksisteerinud või ma ei tea. Mis asi on tühistamiskultuur? Et keegi tegi kunagi midagi lolli ja nüüd ärme räägi keegi temaga. Siuke nagu... See on sotsiaalne kontroll. Tähendab, see on see, et kui me saame aru, et me saame kambaka teha kellelegi teisele, sellepärast, et tal silmavärv ei sobi. Mingisugune põhjus, et ma olen sellepärast julge, et mul on kamp selja taga. See on mingi vara teismeeas käitumine? Jah, põhimõtteliselt küll. Et kas siis ühiskond on praegult varajases teismelise eas või? Lihtsalt kellest sa räägid siin tänu sellele, et internet on suhtlemise teinud väga lihtsaks, väga kiireks. Mul on tasuta võimalik suhelda nii-öelda reaalajas mingisuguse maailma teisel poolel oleva inimesega videos tasuta, mis on üsna šikk, eks ole. Ja nüüd on see, et kahjuks tänu sellele on mitte ainult nüüd sellele, et mul on võimalik rääkida, aga tänu internetile on tekkinud uued inimestega manipuleerimise tehnikad. See, mida kutsutakse social engineering, mis on siis see, et hoida inimesi nüüd ühel kanalil võimalikult kaua. See on see scrolling efekt, mis tähendab seda, et tähelepanu vektor, mis inimestel on muutunud üsna lühikeseks. Ja järelikult, kui me vaatame inimese enda arengut, siis inimese nii-öelda tähelepanu vektor vastavalt sellele, kuidas ta vananeb, võib muutuda üsna pikaks, kui me mõtleme päris lapseiga ja siis seda aega, kus me võimalikult palju uusi asju õppisime. 2 perioodi kuni 3 aastani ja siis kuskil kuni seal 14, 15, 16 aastani. Ja nüüd ongi see, et tänu sellele, et vahendid, mida me kasutame, soodustavad seda lühikest vektorit.
kui ma ketran kogu aeg mingisugust informatsiooni, ma ei süvene, ma lihtsalt ketran, ma otsin kogu aeg mingisugust uudset elamust, mis tekitab minus mingisuguse selle hea tunde, et ma näen jälle mingisugust uut asja, ma näen seda TikTokis, TikTok on see palju 59 sekundit, jah. Vanasti oli ja nüüd on isegi pikemaks näinud see. Pikemaks, kui pikemaks? Isegi 3-5 minutit osad asjad. Isegi nagu, et ei ole enam nii hull. Jah, aga lihtsalt, et meile juba dikteeritakse formaat ette. Kui kiiresti on võimalik selline hea enesetunne saavutada. Ja siit ongi see, et nüüd, kui on olemas mingisugune üks mehhanism, mis provotseerib seda käitumist, siis miks mitte see sama nii-öelda canceldamise. Mida, võib-olla loll küsimus, aga mida sina canceldaks või tühistaks Eesti kultuuriloos või käitumisruumis ära? No ei tea, ei oska vastata. Ma selles suhtes nähtavasti olen tänu sellele, et ma olen ikkagi veerand sajandit Eestist ära olnud. Ma arvan, et ma olen see globaliseerunud. Et selles suhtes ma nutma küll ei hakka mingisuguste asjade pärast. Hiljuti siin olid valimised, eks? Olid. Ja olid ka, ja nüüd väga hiljuti oli ikka nüüd meil maksutõusud. Et kas, kuidas sa täna nagu vaatled poliitikat ja näinud rohkem valimisi ja ka Nõukogude Liitu, eks ju? Et miks ma küsin, et ma ennast avastan nagu pettumas ja närvi minemas, kui ma justkui viin ennast kurssi sellega, mis toimub ühiskonnas, riigis. Oskad sa täpsustada küsimust? Et enne valimisi olid kolmesõnalised laused ja ilusad pildid linna pildis. Valimised on läbi, nüüd on maksutõus. No. Et keegi nagu ei piiksugi, ei rääkinud maksutõstmisest. Aga sa käisid valimas? Jah. Valisid? Jah. Ja nüüd see, kelle sa valisid, tõesti sulle maksa? Põhimõtteliselt tema läks kaasa sellega, jah. Niimoodi siis. Jah, ise valisid. Et see on see, et me oleme väärt neid, keda me valima. Me oleme oma juhte väärt. Aga siuke tunnet, et kedagi ei ole valid enam. Ja siis ongi, siis tuleb õppida nii-öelda nagu poliitikat ja politoloogiat teha oma erakond ja muuta seda. Et üks asi on, kui kas sa aktsepteerid selle pärast, ma nüüd arvan, et see ei olnud su esimesed, need ei olnud su esimesed valimised. Ei olnud, või olid? Mis mõttes? Sinu sa oled varem ka valimistel käinud? Valimistel käinud ja kui ma olin nii noor ka ei ole, et kui ma noorem olin, ma isegi ülikooli aja lõpus mõtlesin, et kandideeriks ise Riigikokku, nagu for fun, et fun, eks ole. No selles mõttes, et läheks sinna, teeks seal sotsiaalmeediat, et tooks ükest nagu teeks fun'i seal Riigikogus. Uudsemat ja läbipaistvat lähenemist. Jah. No see oli minu mõte, et miks riigil ei ole sotsiaalmeedia ministeeriumit näiteks. Ja ongi see, et siin tasub vaadata, siin võib minna filosoofiasse, politoloogiasse, aga rohkem on see, et käisid ükskord valimistel, said aru, et lubadused on üks asi ja reaalne on teine asi, siis tulebki, võib-olla vaataks nende nii-öelda põhimõtteid ja vaataks neid inimesega, kuidas nad käituvad valimiste vahepealsel ajal. Mida nad teevad, mida nad saavutavad, kus on see lihtsalt banaalne, kuidas seda kutsutakse, poliitagitatsioon. Räuskamine. Jah, räuskamine ja kus on enese upitamine. Ja siis tulevad uued valimised, jälle lubadused, asi kordub. Järelikult need on need mängureeglid. Kui sa tahad mängureeglid muuta, siis tuleb sul sellesse nii-öelda sisse minna.
aga kas mul on et võib-olla loll lause, et ütle, kui me räägime liiga palju poliitikast ka. Noh, ma ei tea poliitikast palju. Ma olen väga kõrvalt vaataja, et poliitika ei ole mulle see, millest ma palju oskaks rääkida, et ma olen sellest väga kauge, poliitika kauge. Kas pigem oleks niimoodi, et ma ise mõtlen, et vahepeal, et kas oleks mul ka lihtsam lihtsalt mitte lugeda, mitte kottida. See sõltub sinust, et me ei saa kõiki teha, et me saame spetsialiseeruda mingisugustele oma asjadele ja panustada nii-öelda ühe mäe otsa, ühe künka otsast. Teadlased, kes panustavad, arstid, kes panustavad, elukutselised poliitikud, no see on nagu see, et ma ei ole seda pähklit veel lahti hammustanud, et mis ma neist arvan. Aga või siis minna sinu puhul sellesse valdkonna ollagi professionaalne poliitik. Ma läksin seal liiga närvi või vihaseks ja lõppeks halvasti. Spetsialiseerumine. Mina justkui olen Facebooki reklaamispetsialist. Sina oled LinkedIni spetsialist. Ütleme niimoodi, et oleme ausad, ma olen LinkedIni profiili tegemises käsi. Ma olen seda 10 aastat teinud ja teen edasi ja tulge palun minu kodulehekülje peale, sealt on näha. Sellest ma alguses üldse ei rääkinudki kuidagi, läks nii mööda, et twotrainers.com, selle ma kindlasti panen igal poole saate linkidesse ka, aga mis ma tahan öelda, et mul on oma nišš ja ma ei taha sealt väga palju kaugele minna. Ja sa tunned, et sa nagu, et sa püsid ühes nišis, see sobib sulle? Küsin niimoodi, kui ma ise avastan ennast aeg-ajalt väga generalisti rollis, et nagu ma just, kui et ma tahan olla sotsiaalmeedia spetsialist, või strateeg, mis eeldab seda, et ma pean teadma justkui nagu kõiki kanaleid. Ehk siis ma tegelikult ainus, kus ma olen nagu süvitsi ja ma tunnen nagu, et ma saan kätte pealt seistud, on Facebooki reklaamid, tasuta see kont, aga ülejäänud kõik, ma mõtlen TikTok, YouTube, kõik ma olen nagu nii amatöör, et siis kust ma tõmmata see, nagu sina ütlesid, et sa oled ainult eraprofiilide peal, eks ju, spetsialiseerunud kõige rohkem, et kuidas nagu valida endale need piirid või need tekivad ise või? Sa tahad nüüd nii-öelda tööotsingu konsultatsiooni praegu minu käest? Et räägime siis sellest. Peaaegu, sest mul on nagu, kuidas ma sõnastan, ma ei ole kunagi nagu tundnud, et ma tahaks mingis ühes konkreetses asjas olla väga hea. Või see kõlab nagu imelik, kui ma see välja ütlen, aga et ma mingi plokk on selle vastu. Ja siis ma pigem justkui nagu arenen nagu väga aeglasti ja ühtlaselt. Ma ei tea, imelikud laused siin. Mille eest maksavad sulle kliendid, kes võimaldaksid sul selle maja võimalikult kiiresti valmis teha? Et ma neile võimalik palju raha tooks. Jah, ja kuidas sa tood seda neile? Mul on 2 varianti. Kas ma koolitan nad ise välja, mis tähendab, et ma saan lühiajaliselt ja natukene raha. Mis on tõenäoliselt nagu totter ärimudel, et sealt ei tule.
Ja teine on kõige suurema raha korraga toob sisse mulle avalikud või koolitused. Mõtleme niimoodi, et sa oled oma klient. Mõtle täiesti konkreetsele inimesele. Võib-olla sa ei ole temaga, mõtle sellisele kliendile, kellega sa ei ole veel väga palju töötanud. Mingi uus klient, kelle puhul sul on mingisugune ettekujutus ta vajadustest. Ja mõtle väga sügavalt ennast selleks kliendiks, et nüüd ma räägin selle kliendiga, mitte sinuga. Ja mis on ta vajadus? Kõige lihtsam on see, et kõik tahavad raha juurde. Ta tahab raha juurde, tahab oma ettevõtlust laiendada, tahab seda, et ta ettevõtlust teatakse. Mida ta tahab sinu käest selleks, et seda raha tal rohkem tuleks, et teda rohkem teatakse? Oskus ja enesekindlus, et see raha, mis nad panustavad Facebooki reklaamidesse, see läheks õigesse kohta? Täiesti vale. Ta tahab seda, et sa pakuksid, annaksid selle kindluse, et ta saab, et tal tõesti see raha hakkab tulema. Ja nüüd sinu ülesanne ei ole, ta ei mõtle raha peale. Sellel hetkel. Tal on vajadus, tal valutab. Ta on kuulnud, et sotsiaalmeedias tulevad kliendid. Ja ta tuleb sinu juurde ja et ole hea, aita nüüd mind. Nüüd tekib see paradoks, et üldjuhul need vajaduspõhised kliendid tahavad kohe midagi näha, kohe mingid tulemusi. Aga samal ajal nagu, kui sa tahad nagu sa ütlesid LinkedInis, sul oleks 2 aastat, eks ju, esimese kliendi suhteni. Et siis, et ma ei saa ju seda müüa, et kuule, et hakkame nüüd niimoodi pihta, et sa iga päev või iga nädal postitad. Ja sellega ma saan garanteerida, et 3 kuu pärast on sul paremad tulemused internetis kui täna. Aga mine tema juurde näita seda, mida sa juba oled saavutanud. Näed, see klient tuli ja näed, Fred tuli minu juurde ja vaidles täpselt nagu sina ja näed, mis juhtus. See tähendab seda, et kuidas sa oma müügi üles ehitad ja kas sa kontsentreerud nüüd kliendi vajadustele või sellele, et talle pähe määrida seda, mida sa oskad. Mis tähendab seda, et kui sa saad aru, kui sa oled generalist, kui sa saad aru erinevatest kanalitest, siis kontsentreerudes kliendi vajadustele saad sa öelda, et kuule, et need kanalid, mis sulle kõige parema tulemuse annavad, on LinkedIn ja siis mõni teine kanal veel. Ja selleks, et su profiil seal väga hästi tehtud oleks, siis on mul üks hea tuttav Tõnis, kes teeks selle sulle valmis. Nali naljaks, aga kui sa keskendud nüüd kliendi vajadusele, siis sa saad pakkuda, su teadmised on nüüd suured kõikide kanalite osas ja see on see, et kas sa tahad teha nüüd piimakokteili banaaniga või banaani ja maasikaga või banaan, maasikas ja pirn ilma piimata. Et see on see kompott, mida sa valid, aga sa ei keskendu kanalitele, vaid sa keskendud tulemusele, mis ta tahab saada, sellepärast tegelikult teda see kanalite valik võib-olla ei huvitagi. Kui ta tahab banaani kindlasti seal näha, siis ta ütleb sulle, miks ta tahab seda kanalit kasutada. Naljakas, et ma olen 12 aastat selles äris olnud, aga vahepeal ikka mõtlen, kas ma nagu võib-olla ongi, et ma ei ole nii hästi aru saanud kliendi vajadustest. Mu enda vajadus võib, et ma olen lähtunud justkui sellest, et ma annan oma teadmised edasi, et küll nad siis toimetavad, aga see viib mul jälle väga lühikese kliendi elujaani. Kui sa pakud seda muutust ja kui sa näed seda muutust ette, siis pakud sa tegelikult koostööd, aga mitte ühekordset teenust.
näiteks koolituste puhul on ka, et praegu teatav koolitustrend ühest küljest on see, et sa liigud rohkem nagu mikrokoolituste peale, mis on siis minut kuni võib-olla 10 minutit. Teinekord ka 20 sekundit kuni 10 minutit. Ja sul on lihtsalt palju erinevaid tunde, aga iga õppetund lahendab ära mingisuguse küsimuse. Ja teiselt poolt on siis pikad õppeprogrammid, kus üks koolitaja annab poole aasta jooksul edasi informatsiooni, millega saavutatakse totaalselt teistsugune hoiakuline, oskustepõhine läbimurre. Mida sa võib-olla koolitajana või coachina teeksid teisiti või mida sa nüüd teed teisiti, mida sa alguses tegid teisiti? Periood on mitmeid olnud, kuna ma olen koolitanud mitmes riigis. Et mida ma hakkasin hiljuti jälle tegema on, et ma hakkasin koostööd tegema teiste koolitajatega. Et see oli minu jaoks selline konkreetne otsus, kuna vahepeal olin ma üsna üksipäini. Ja tänu sellele tulemus on see, et me saame võtta ette palju suuremaid programme, palju keerulisemaid kliente koostöös. Ja üks asi, mis on ka tähtis, et koolitaja peaks olema samas vanusegrupis kui koolitatav, siis see on ka... Veel lihtsam on tajuda siis sihtgrupi vajadust. Jah, et kui ma sind tuleks koolitama, siis ma peaks ennast nii-öelda tugevalt üles haipima. Kas on mingi põlvkond, kellega sa üldse ei tahaks tegeleda? Kuidas sina eristad täna inimesi? Kuidas ma eristan inimesi? Minu vanused, minust nooremad, minust vanemad. On see alati nii olnud? 10 aastat tagasi sain ma aru, et selline igal koolitajal on tema jaoks ideaalne vanuse vahemik, mida tal on hea õpetada. See on pluss-miinus 10 aastat. Konsultandi puhul, coachi puhul täpselt samamoodi. See on see, kus peaks olema nii-öelda mahuliselt 80% klientidest. Loomulikult 20% võib olla mujalt ka. Aga see tuumik peaks olema keskendunud, peaks olema just niimoodi. Miks? Sellepärast, et me räägime sama keelt, meil on samad kogemused. Keel ei ole mitte etniline keel, vaid väljendid. Me oleme kogenud samu asju, me oleme õppinud samu asju. Ja nüüd, kui ma lähen kaugele eemale, siis tekivad konfliktid, siis need konfliktid kergesti tulema. Ja konflikt koolituse ajal võib tähendada seda, et lihtsalt tuleb sein ette. Ja see, mida ma tahan edasi anda, enam ei jõua kohale. Samas, minu poolt valitud tehnikad, minu poolt valitud metodoloogia võib olla mitte sobib. Ja kui sa tuled mind õpetama, siis võib juhtuda näiteks see, et sa valid liiga kiire tempo, mille puhul ma hakkan siis sul närvidele käima, et kuule, et ütle uuesti seda, et see on nagu üks põhjus. Vastasin ma. Kas sul on vahest see tunnet, on sul kunagi olnud seda tunnet, et sa tahad nagu kõigile meeldida? Ei. See sai nähtavasti selliste teenageriga. Mul on, ma olen olnud nii-öelda nagu muusik mingi nii-öelda nagu see süldimuusik mänginud mitmeid pille õues ja õmmis ja mingisugustel sellises kontekstis. Ja siis oli loomulikult selline, et vaadati minu peale ja et kuule, laula seda laulu ka. Aga
aga pärast vaikselt on see soov, see populaarsuse iha ära kadunud. Ta on tulnud tagasi teistmoodi, tähendab, see on juba see, et ma väljend, mida kasutatakse, on authority. Kui ma olen kellegi jaoks, kui ma kuulen, et nüüd kas mingisuguse kõne käigus tekivad teisel poolel tekivad pikad pausid, see tähendab seda ja ma teinekord kuulen kas klaviatuuri klõbinat või pliiatsi sahinat, et mind hakatakse konspekteerima, et sealt tuleb selline, et jah, see on aga see ei ole midagi sellist, mida ma nüüd tahan, et see iga kord niimoodi juhtuks, et pange kõik minu sõnad kirja. See sellist ootust ei ole. Pigem, et tuleks mingisugune selline väärtuslik vestlus. Mõttevahetus. Kus on sinu hirmutsoon? Mul on uudishimutsoon, mul on see õppetsoon ja uudishimutsoon ja väga raske on defineerida, kus ta praegu mul see hirmutsoon. On mingisugused asju, mida mul on vaja teha, mis on nii-öelda väljaspool mind ja võib-olla on see mu hirmutsoon selles, et ma kardan, et ma ei jõua mõningaid asju teha. Nagu füüsiliselt või ajaliselt? Ajaliselt. Okay. Et neid see on. Aga need on igal ühel. Mängi mõtlema sellest hirmu, mugavus ja õpitsoonist, et mul on raske vahepeal jõuda sinna õpitsooni või? Ehk siis ma olen kas mugavustsoonis või hirmutsoonis. Aga miks? Mis sind nagu selles miks sa nagu hirmutsooni kohal lähed? Võib-olla mul need sama kui eesmärk juurde tagasi tulla, et ma tahan olla miljonär, see tundub mul jaoks võimatu, sest see tundub, või mitte võimatu, aga raske. Kuidas sa elementi sööd? Tükkhaaval, aga see tundubki, et ma ei saa aru, kust alustada. Nüüd ongi see, et siin on see teine asi, hakka teisest otsast peale. Siin on elevant. No jah. Või tähendab, siin on elevant, siin on see, et mul on et ma pean seda siin sisse soolama ja seda marineerima ja neid asju. Et teisest, see on tulemus, mis ma tahan saavutada. Mul vahepeal tundubki võib-olla, et ma omale ütlen justkui lohutuseks, et ma ei oska eesmärgistada. Aga mu eesmärgid tunduvad vahepeal nii suured või võimatud, et siis ma lihtsalt loobun nendest. Ja aga nüüd üks asi on kerge, kui sa võtad coachi. Sellepärast see on täpselt see eesmärgistamine ongi see, et teeme selle asja nii-öelda paneme paika. See on see tulemus, mis me tahame saavutada. Ja hakkame tegema sealt nii-öelda back timingut, et vaatame, et see, et mis sammud peavad olema tehtud. Mitte algusest, sellepärast algus on raske. Mäletad sa, kui sa esmakordselt istusid autorooli? Absoluutselt esmakordselt. Päris esimene kord. Mis tunne sul oli siis, kui auto liikuma hakkas? Täiega lõbust. Mul oli lõbus. Jah, aga see on see, kus tuli meeletu adrekas. Mis lõbus kõik. Jah, et teistel on kõigil hirm, kes autos olid. Jah, mõnes mõttes küll, jah. Et ma näiteks, et ma imestan mingites olukordades, ma võin, et kas ekstreemspordis näiteks, et see adrenaliin nagu tõukab ja... See on teine asi, aga sul on vaja, et miljonär, millal sa tahad miljonäriks hakata?
no kohe ma ei viitsi enam nagu elada mingi, mitte peost pühv on päris, ma ei viitsi elada niimoodi, et aga see on see, et mida sa tahad sa miljonit pangas või tahad sa, kõik need asjad tuleb paika panna ja siis teha sealt tagasi selline, et need on need asjad, mis mul on selle jaoks, need liigutused, mis mul on vaja. Ja tegelikult iga, nii nagu coachingus on see, et sul on vaja teha esimene samm. Täna milline on see kõige väiksem samm, mida sa saad teha, et hakata selles suunas liikuma ja sa hakkadki vaikselt selles suunas liikuma. Aga sa pead aru saama, mis suunas sa liigud. Rumal sõna pead aru saama, see oleks hea, et sa sead endale nii-öelda selle teekonna paika. Täna ma kui seda igakuisest käibest, iga kuu investeerin kindla summa krüptosse näiteks või Bitcoini. Aga siis mulle tundub see, kui see tee viib mind väga aeglasti sellele lähemale. Ja, aga siis ongi, millised on alternatiivid? See on see, et ma ei oska, ma ei saa sulle anda praegu ja mis mõtet. Mingisugust lõpplahendust. Aga kui hakata tööle, kui hakata tööle sellega, et millised on need võimalused, mis on see, et mis sind nii-öelda motiveeriks kohe, et hommikul ärkan üle. Täna teen need on sellised tegevused, millega ma raha ei teeni. Aga siis mõtle välja, kuidas sa teenid nendega raha. Mis on need asjad, mis sul aitavad seda hakata teenima. Et edasi rääkida, siin peaks olema, ma peaks rohkem teadma, mida sa tegeled, millega sulle meeldib tegeleda, sellepärast see on nüüd see lühikene tähelepanu vektor. Tahan kohe seda saada. Aga coachingu puhul on selline väga huvitav asi, et kui sa paned enda jaoks need eesmärgid kirja ja paned ka ajalise eesmärgi, siis hea coachiga töötades on tüüpiline see, et sul on võimalik see tulemus saavutada palju varem. Miks coach aitab sul fokusseerida, coach aitab üks asi, mis on, aitab sul vabaneda mittevajalikest tegevustest. Aitab. Mitte, jah. Kuidas leida coach, keda usaldada? Sul tuleb lihtsalt valida, sul tuleb teha selliseid, ütleme, kas lühikese vestluse nendega, kus sa ütledki, et ma tahan sind endale coachiks ja praegu on see, et ma tahan valida. Ja siis vaadata, kes sulle sobib. Mul on mingi mineviku negatiivne kogemus, et mäletan, oli periood, kus mul oli vist peaaegu ütleme, oligi terapeut, mentor, coachid, mitu tükki korraga ja see lõpuks viis nagu suurema segaduseni. Ja aga sul, mis see tähendab, sul ongi mingisugune konflikt, sellepärast, et välised abistajad, kelle eesmärk on üsna vastandlik ja kes kõik tahaksid tekki oma peale tõmmata ja lahendada ära sinu probleemid nii-öelda nagu sinuga ühe teki all. Aga see on, kui sa enda jaoks jälle selgeks mõtled, et milleks mul on nüüd coachi vaja. Sellepärast, kui sa läheksid spordisaali ja seal on sul isiklik treener, siis tema ei lähe sinu psühhiaatriga või terapeudiga konflikti. Ja sinu kokk ei lähe sinu terapeudiga konflikti, et igal ühel on nii-öelda oma rida. Ja kui sa ise neid enda peas segamine aja, siis seal konflikti ei teki.
Et me ei saa, et pole mõtet minna sama küsimusega 3 erineva inimese juurde või? Ei, sa võid minna, aga sa saad 3 erinevat vastust. Ja kui sa ütled, et kuule, et mul oleks 1 miljonit vaja, siis igaüks annab sulle. Et ja kaua juba mõtled selle peale? Ma ei ole terapeut. Kui vaatajatel või kuulajatel on küsimusi, mis võib-olla tahaksid rohkem avamist, siis saab LinkedInis sulle kirjutada. Jaa, loomulikult. Loll küsimus, kas LinkedInis peab lisama sõbraks, et kirjutada või lihtsalt otse kirjutada? Üldiselt, mida ma soovitan, et kui kirjutagu, et Jaani soovitusel ja lisagu kontaktiks. Et LinkedInis leiab siin sama sinu nime, Tõnis Mutt. Saate märkmetesse kindlasti sinu kui ka siis twotrainers.com. Jah. Kas on veel mingi viide, mis tahaksid esile tuua? Mille kohta? Ühesõnaga mingi link, mida panna saate kommentaaridesse. Ma pean sulle selle twotrainers.com/linkedin/walkthrough. See on see, mis see on see teenus selle kohta, et jalutame konsultatsioon profiili tegemise kohta. See on see, mis praegu nii-öelda hea hinnaga saada. Mis on 3 kõige olulisemat asja, mida iga inimene, kes on LinkedInis, kohe tegema peaks? Kohe minna minu profiili peale ja vaadata sealt. Päises on üks selline tore link nagu Check Your SSI, see on Social Selling Index. See tasub vaadata, mis seisus profiil praegu on, sellepärast seal on 4 parameetrit, mille järgi LinkedIn ise hindab profiili. Seal on kohe näha, mida peaks tegema. Milline on kontaktivõrgustik, milline on profiili enda seisund, kuidas suhteid luua, tähendab, kuidas otsingut kasutada ja kuidas sotsiaalselt aktiivne olla. See peaks olema üks asi, mida tasub kontrollida, sellepärast need andmed muutuvad igapäevaselt, tähendab. Seal on näha eelmise päeva tulemusi, seda tasub vaadata, et väga selge numbriline näitaja profiili tervise kohta. Teine asi, minuga ühendust võtta, kui on vaja midagi muuta, kohe peaks tegema. Ja alustame tööd. On sul mulle veel küsimusi? Mis on elu mõte ja mis on surma mõte? Elul ei ole mõtet. Üks õpingute ajal oli meil üks selline tore anekdoot, kui üks filosoof väitis, elu ja surm on minu jaoks täpselt ühe väärtusega. Siis tema käest küsiti, et miks ta siis ei sure? Vastus oli, aga just selle pärast. Miks sa surma kohta küsisid? Surm on selline abstraktsioon. On. Ma ise olen kuidagi Alan Watsi lainel hetkel kuulamas tema raamatut ja siis või loenguid ja siis ka proovin sealt leida uusi filosoofilisi mõtteid, et oma meelt rahustada. Kui nii võib öelda. Laienda seda, siis ma kui see on meie enda surm, siis see on, seal on teatavad hirmud, mis on, nad on bioloogilised.
et kui see on kellegi teise surm, siis see on kuidagi mõjutanud. Need asjad juhtuvad. Võib-olla, mis ma kõige rohkem olen tähele pannud oma igapäevaelus, et kui ma enda surma nagu nii väga ei karda, kas ma saan nüüd niimoodi, ma ei karda surra, öelda päris veel, eks, aga nüüd, kus mul on abikaasa, on nagu panused palju teised, siis see ühenduses olemine ja mitte ühenduses olemine on nagu hoopis teise nagu tasakaalu või ma ei tea, mis õige sõna, teise panusega. Ehk siis nüüd on see, et palju nagu elu on muutunud mõnes mõttes hirmutavamaks olles abielus. Teist poolt jälle vabamaks, eks ju. Kuidas see hirm sind aitab? No ei aitagi. Miks? Ta on loonud sinu jaoks väärtuse, sa väärtustad mingisugust muud asja. Seda küll, aga selles mõttes, kui ma näen, et ta nagu takistab mul vahepeal tegutsemast, minu enda hirm nagu. Jah, nüüd mida ta takistab sul tegemist? Ekstreemsporti. Mõnes mõttes küll, jah. Mis ekstreemsporti sa teed? No, lumelaud on meil väga sõita ja kõik veelauaspordid. Sõjaväes ja peale sõjaväega ma tegin langevarjuhüppeid, siis ma olen teinud sukeldamist. Sain isegi instruktoriks. Õudsad asjad, eks ole. Kõik need asjad on see, et ekstreemspordi puhul on ju väga selge, sa saad aru, kus ta on ekstreemne. Nendele, kes ei tea, on see ekstreemne, aga kui sa kõigest asjast aru saad, isegi langevarju hüpete puhul, siis on ta täiesti okei ja adreka, me teeme ju seda kõik adreka pärast. Ja neid asju lihtsalt hirm võib pärssida, kui sellega mitte tegeleda. Aga siis mingisugune hetk tuleb see, et no, kui see hirm sulle enam kasulik ei ole, no miks seda tunnet tunda, miks tunda tundeid, mis sulle kasulikud ei ole? No võib-olla konkreetsemaks minnes, et ekstreemspordi puhul see ei ole nii hull, aga näiteks ühises elus rahaline hirm, et pole piisavalt raha, on küll nagu palju aktuaalsem kui see, kui ma üksi olin. Kas naine annab selle tappa? Väga armastav naine. Siis on ju tegelikult on meeskond ja eesti keeles on ta ju tiim. Tiim ei ole siis siin, ei tekita soolist ebavõrdsust. Et siis on see eesmärk, kuidas sellega tegeleda. Nüüd on kaks inimest, sa ei vastuta enam üksinda, vaid kaks inimest, kes saavad selle väljakutsega tegeleda. Ja see ongi see, et jagatud unistused, kuidas nüüd koos teha. Veel kord see, mis ma ütlesin, et kui mul üksinda kelgu vedamisest sai jõud otsa, siis ma hakkasin koostööd tegema. Ja ongi see, et leia need inimesed, kellega tasub koostööd teha, kellega meeldib koostööd teha. See on see, millest sa küsisid vanuse kohta. Milleks suhelda inimestega, kes nagu sulle ei ole? Kes sulle ei meeldi? Milleks neid hoida oma elus? Miks ma oma LinkedIni profiili puhtana hoian. Et seal on need inimesed, kelle puhul ma tahan, et nad oleksid mul minu suhtlusvõrgustikus. Kuskil öeldi, et inimene puutub oma elu jooksul kokku 180,000 inimesega. Järelikult vali need. Las su võrgustikus olla need inimesed, kes sulle rõõmu toovad. Et see on see, mis tuleb panusega. No aga mulle tundub, et
tänaseks saateks ongi nüüd kõik. Väga hea. Aitäh. Rõõm. Oli rõõm. Aitäh Väga. sulle, Tõnis. Aitäh. Aitäh, Maria. Aitäh, Hera. Aitäh, kallis vaate. Aitäh, kallis kuulaja. Ongi kõik. Aitäh sulle. Ops.